Aina enam eelistavad Eesti inimesed oma kaubad tellida internetist. Seda näitab elavalt ka statistika, et aasta alguses on e-kaubanduse maht suurenenud juba 15% võrra. Aga mida siis tellitakse? Kosmeetika, riideid. Kord kuus kindlasti. Toidulisandeid, vitamiine. Eelistan ikkagi päris shoppamist. I use Amazon a lot to buy toys for dog, some home equipment, lighting, etc. It depends on what do you want to shop. Because if you order something for home, it's very easy to buy through online. But if you order some shoes or clothes, it's better to go in the shop and try. Pakid on käes, just olete saanud midagi. Mul on väga, ma ei näen väga hea. No raske, see on raske, aga e-poest ma tellida ja tuleb pakiautomaatist ja see on väga... Mulle meeldib see kaup 24. Kõik kaubad siis poes ja... Eilse e-esmaspäeva pealt on samuti näha, et inimeste huvi e-poodide vastu on tõusnud. Kui möödunud aasta kampaania ajal külastas e-esmaspäeva lehte 42 000 erinevat inimest, siis seekord juba vähemalt 51 000 inimest. Kõige populaarsemad tooted olid kosmeetika ja rõivad. Eestlane selles mõttes ei erine muust maailmast ja muust tarbijast, et kõige rohkem ikkagi tellitakse rõivaid, tellivad jätkuvalt ikkagi ka naisterahvad, lastele tooteid ja kõike vajalikku, kosmeetikat, tegelikult ka mööblit, et näiteks eilsel e-esmaspäevalgi väga edukalt müüdi mööblit ja voodeid ja muid siukseid, mis oli isegi natukene üllatav ka kaupmeestele, et tuli väga hea tulemus. Seejuures pakuvad Eesti e-poed tubli konkurentsiga välismaa veebipoodidele. 1,6 miljonist pakist, mis vaid jaanuarikuu jooksul pakiautomaati telliti, 72% oli pärit kohalikest e-poodidest. Omniva jaoks tuleb aga kõige enam tööd hoopis Lääne-Euroopast. Enim tellitakse About You'st, Asosest, Nextist ja teistelt Euroopa brändidelt. Seejuures eelistavad Eesti inimesed kindlalt just pakiautomaati tellimist. Eestlased ja ka üleüldse Baltikum on fenomenaalne rahvas, et üle maailma meil on kõige suurem pakiautomaatide eelistatus osakaal, et kuskil maailmas ei ole nii kõrgel ja see on tegelikult hästi positiivne, sest pakiautomaat on kõige keskkonnasõbralikum väljastusmeetod, ta on sul alati 24/7 avatud, sa saad alati sinna ligi ja see on eestlaste pea ülekaalukalt kõik eelistatud variant, et üle 90% kõikidest tarbijatest soovivad alati oma pakki saada pakiautomaati. E-kaubandus on aga väga tugevalt seotud digiturundusega, seeläbi on ka Hiina osakaal viimaste aastate jooksul palju tõusnud. E-poed nagu Temu ja Shein reklaamivad tooteid kordades odavamalt, kui neid näiteks Eestist saaks. Omniva esindaja sõnul oli vanasti iga 10. pakk Hiinast, aga nüüd on see juba iga 4. Muutust võib mõjutada ka tarbija hinnatundlikkuse kasv. Ega kaupmehel on selles mõttes ka raske, et üks kampaania peab teist taga ajama, et ega tarbija naljalt niisama ei osta ilma sooduskampaaniata, et sa pead ikkagi kogu aeg mõtlema ja muidugi tarbija kindlus on väga palju langenud ja tegelikult ostujõud on ka langenud, et isegi toidupoed võivad seda kinnitada, et inimene ostab tegelikult vähem ja teadlikumalt, vaatab soodustooteid, et ega sama on ka e-kaubandus. Seoses tellimiste kasvul on aasta-aastalt tööd juurde tekkinud aga ka Tarbijakaitseametil. Kuskil veerand kõikidest laekunud tarbijakaebustest puudutab e-kaubandust või on siis selleks tehingu tegemise liigiks olnud siis internet. Kui rääkida teemadest, siis kõige levinum kaebuse põhjus on ikkagi see, et kaupa ei tarnita, kas ei tarnita üldse või ei tarnita siis õigeaegselt. Paljud kaebused puudutavad ka tarbijate selle 14-päevase taganemisõiguse rakendamist. Tammaru tuletab meelde, et ohutuks shoppamiseks tuleb vaadata, kas ostleja avaldab enda kohta korrektseid andmeid. See tähendab, et nii müüja ärinimi kui ka kontaktandmed peavad olema lehelt leitavad.